Räägime, kuidas kasutada erinevaid mõõteriistasid, peamiselt siis voltmeetrit ja ampermeetrit, et mõõta siis voolutugevust ja mõõta pinget vooluringis. Ja mul siin on 2 vooluringi, vasakul pool on siis mul jadaühendusega vooluring. Jadaühendus tähendas seda, et see on nagu kõik tarvitid on järjest ühendatud. Ja paremal pool mul on rööpühendusega vooluring, mis tähendab seda, et tarvitid ei ole järjest ühendatud, et ühel hetkel see vool läheb 2, läheb ühele poole, läheb teisele poole ja hiljem saab uuesti kokku. Ja kuidas kasutada siis erinevaid mõõteriistu? Kõigepealt räägime ampermeetrist. Siin simulatsioonis ma kasutan sellist ampermeetrit. Et kui ma tahan mõõta mingi vooluringi voolutugevust, siis voolutugevus mäletame oli ju see, et kui palju läheb ma näitan siin elektron, kui palju läheb ühest kohast korraga elektrone läbi, on voolutugevus. Ehk siis kui suur laeng läheb ühest kohast korraga läbi, on tegelikult voolutugevus õigemini öeldes, sest tegelikult voolutugevus saab olla ka joonide puhul. See on nagu jõgi, on ju, et kui jõest läheb ühest kohast hästi palju korraga vett läbi, siis seal on voolutugevus, on ju, suur. Ja selleks, et mõõta seda voolutugevust, on vaja panna põhimõtteliselt ampermeeter, ehk siis see kastike, mis mõõdab voolutugevust siia vahele. Ja mida see teeb, on see, et kõik need elektronid liiguvad nüüd siit läbi ja siis see kastike põhimõtteliselt mõõdab, kui palju elektrone tal ühel hetkel kuskilt läbi läheb. Siin simulatsioonis on ka teistsugune ampermeeter, mida saab kasutada. Selline, kus sa paned selle mingisse kohta ja ta vaatab, kui palju sealt korraga läbi läheb neid laengut või kui suur laeng korraga ühest kohast läbi läheb. Ja nagu me näeme, on ju siin ta on igal pool on ju samasugune see laeng või see voolutugevus. Ja kui me tahame nüüd sama asja ampermeetrit kasutada rööpühenduse korral, siis rööpühenduse korral meil on natuke, sisuliselt lugu on sama, on ju, küsimus on nüüd selles, et kui kiiresti ühest kohast läheb läbi, siis kui suur laeng ühest kohast, kui kiiresti läbi läheb, ja me saame seda mõõta siit näiteks. Siin me näeme, et see on 1,8. Või siis saab mõõta ka selle kastikesega, ühendada see kastike siia vahele. Nii, tule nüüd lahti. Samamoodi 1,8 amperit. Aga nüüd, kuna siin ühes kohas me näeme, et tegelikult see vool läheb 2, et see juhe nagu läheb 2, siis mis siin juhtub, on see, et voolutugevus on poole väiksem. Sellepärast, et siit tuleb mingi kogus elektron, on ju, vool on hästi tugev, nüüd see läheb 2. Nagu kui sa mõtled selle peale ka, et kui sul on jõgi ja jõgi läheb 2, siis kummaski on nagu poole vähem vett. Et poole vähem on siis ka seda nii-öelda laetud osakesi, mis kuskilt läbi lähevad. Nii et siin mõlemal pool on voolutugevus 0,9. Et kui sa mõõdad, siis sa pead mõtlema ka selle peale. Selle kohta mul tuleb ka eraldi video, kuidas need erinevad seosed voolutugevuse ja pinge ja nende puhul rööp- ja jadaühenduses käivad. Aga jah, oluline meelde jätta on siis see, et ampermeeter tuleb ühendada ise jadamisi, sellepärast, et temast peab see vool läbi minema, selleks, et ta saaks mõõta, kui suur on voolutugevus mingis kohas. Ja nüüd, kui meil on voltmeeter, siis voltmeetriga on asi natuke teistsugune. Et voltmeeter mõõdab põhimõtteliselt seda nagu 2 koha pinge erinevust ja annab selle meile teada. Ja mis on kokku lepitud, on see, et siin me näeme, on voltmeetril punane selline jublakas ja must selline jublakas. Ja kui see punane jublakas peab minema siis positiivsele poolele ja must jublakas peab minema negatiivsele poolele. Ja siis ta annab pinge. Ja siis ta annab pinge on põhimõtteliselt see erinevus nende 2 koha vahel. Ta annab selle voltides. Ja ma võin seda mõõta ka siit, on ju, 0,9, 0,9. Ja samuti on ju lampidel. Ma saan mõõta pinget. Nii, siin on negatiivne pool, siin on positiivne pool. Ja see oluline on see, on ju, et negatiivne pool tavaliselt on patareidel see nii-öelda tumedamat värvi või ta ei ole eraldi värvitud, ta on tavaliselt lapik ja tavaliselt on plusspool ehk siis positiivne pool, tal on selline väikene väljaulatuv osa ja tal on selline teist värvi tehtud ots. See on see tavaliselt, kuidas sa aru saad. Ja pinge puhul ka me näeme, et on ju, kui me nüüd mõõdame ühte tarvitit korraga, siin meil on üks lamp, mille pinget me mõõdame, siis see pinge on siin 1,5 volti. See on sellepärast, et lambi enda takistus põhimõtteliselt takistab, ta põhimõtteliselt
see on Ohmi seadusega seotud, ma teen selle kohta eraldi video ka, aga noh, ärge ära ehmage, aga nüüd kui me võtame 2 lampi siia vahele, siis see pinge on jälle 1,9 volti. Ja kui sa nüüd paned, on ju selle punase ja musta vastupidi, et muidu oli see, et must peab olema nagu negatiivselt poolelt ja punane peab olema positiivsel poolel ja siis sa saad sellise positiivse arvu, aga olukorras, kus sa paned vastupidi, sa saad lihtsalt sama asja, aga tagurpidi nagu negatiivse. Ehk siis me saame ka seda patareid mõõta siin, saame miinus 9 volti. Ja kui me paneme niipidi, saame pluss 9 volti siis. Ja sama asi töötab ka sisuliselt rööpühenduses. Kui me mõõdame siin seda patareid näiteks, saame 9 volti. Või siis kui me mõõdame nüüd, nii punane peab olema positiivsel poolel, siis must peab olema negatiivsel poolel, saame 9. Või siis kui me teeme niimoodi, samuti saame 9. Siis kui me niimoodi teeme, saame 9. Ehk siis see on see, kuidas voltmeetrit kasutada. Voltmeetri puhul oluline siis, et ühendad rööbiti, noh, see tegelikult väga hästi, näiteks kui ma mõtlen, kuidas ma saan teda üldse niimoodi ühendades on ta praegu, niimoodi on ta nüüd jadamisi ühendatud justkui. Pinge tuleb 0, aga kui ma ühendan ta rööbiti niimoodi, siis tuleb 9. Ehk siis voltmeetri puhul oluline punane või siis see värviline jublakas tuleb panna positiivsele poolele, must tuleb panna negatiivsele poolele ja tuleb ühendada rööbiti. Ja see on see, kuidas saab neid mõõteriistu kasutada.